2 hours of pushing broom buys a 8 by 12 4-bedroom. I'm a man of means by no means. Proovisõidu, kui sa sellel vastu. King of the road. Tervitust, aulikud vaatajad! Juba mõnda aega tagasi tegelikult on Scanial tulnud välja niisugune uus mudel, aga lihtsalt on aeg läinud kiiresti ja et parem siis hilja kui üldse mitte midagi. See uus mudel ongi siis Streamline nimeline mudel. Vanemad ja niisugused, kes rohkem on Scania fännid, teavad, et Streamline'i on Scania varemgi kasutanud. See jäi sinna aastatesse 90ndate algustes, kus tuli välja siis 3. seeria siis nii-öelda siis facelift mudel, kui nii tohib öelda, Streamline. See siis oligi niisugune voolujoonelise kabiini kujuga mudel. Tänapäeval on uuesti Scania võtt kasutusele sama nime Streamline ja need 2 tükki minu kõrval kuuluvadki sinna klassi. Kui vana Streamline'i just võrreldes 3. seeriaga ja seda Streamline'i tol ajal, siis need erinevused olid väljas päris suured, siis võib-olla tavainimene ei teegi väga vahet selle uue Streamline'i või lihtsalt siis eelmise R-seeria vahel. Aga siin väiksed mõned erinevused, mille järgi siis vahet leida, asuvad siin nii-öelda põskede koha peal, kus siit on ära kadunud niisugune suurem õhusuunaja on ainult niisugune väiksem, siis ülemine päikesesirm on natuke muutnud oma kuju ja seal sees ka siis kauk tuli seal üleval. Ja siis mõned muudatused veel ja suurem osa muudatusi selles Streamline seerias siis hõlmabki rohkem sisemust. Need muudatused Streamline'i juures ei ole tehtud niisama, vaid ikka asjapärast, ehk see siis tagab parema aerodünaamika. Seal juures oligi, et Scania sai valmis oma uue uhke tuuletunneli ja sellest ka siis tingitud. Kui siin nüüd võrrelda V8 mudelit ja siis ridamootorit, siis ongi erinevuse, mis torkavad silma, on jälle niisugused kroomdetailid, mis V8 on ja mis siis rida 6 mudelil ei ole. Ja ka selle esigrilli nii-öelda värvuse järgi saab eristada seda. Muidugi Scania veel lisab Streamline'idel maksimaalselt need ka külje nii-öelda spoilerid, mis siis teevad selle asja jälle aerodünaamiliselt paremaks. Mootorite poole pealt siis nii, et hakkavad pihta seal 9 liitrist, siis on 13 liitrit ja 16 liitrit. See siis hobujõududest 250 kuni siis tippmudel on siis 730 hobujõudu. Kindlasti, mida tasub siis välja tuua, on selle nüüd rida 6 puhul, kus siis sama auto, mis meil ka siin on, see 410 mootor on siis ainuke selle koha 13 liitristest ja 16 liitristest mootoreid, mis kasutab ainult SCR-i ehk AdBlue'd ja ta ei kasuta EGR-i. Ülejäänud siis võimsamad, mis on siis 410-le järgneb 450 ja 409, need on siis juba EGR-iga. Ja ongi välja veel tuua seda, et kui vanasti oli R400 näiteks, siis oli 440 ja 480, siis nüüd on ridamootorid läinud 10 hobujõu võrra võimsamaks, ehk siis 410, 450, 490. Ja newtonmeetrite poolest ongi siis läinud 410 ja 450, 50 newtonit võimsamaks ja 490, 150 newtonit võimsamaks. Ja rääkides siis V8 mootoritest, siis enne Euro 5 nõuetele vastavaid mootoreid oli variandis 4, siis Euro 6 saab 3 varianti, on 520, 580 ja 730. Ja mõni tähelepanelik vaataja võib-olla mäletab, et siis Euro 5 oli 500, siis selle võrra ongi V8 läinud nüüd 2 mootorit vähemalt 20 hobujõu võrra suuremaks, ehk siis 520 ja 580 ja 730 on jäänud siis sama numbri juurde. Ja newtonmeetritest on kõigile, ütleme siis 520 ja 580 saadud eelkäijatest võrreldes juurde 200 newtonmeetrit. Tippmudel 730 on jäänud sama võimsuse juurde. Ja kindlasti tasub ära märkida seda fakti, et Scania on nüüd ainukene, kes toodab Euro 6 nõuetele vastavad V8 mootoreid ja veel märkides seda, et näiteks Volvo nüüd oma 16 liitriseid mootoreid pole veel välja toonudki üldse Euro 6 nõuetele vastavaid. Ehk siis Scania on selles osas esirinnas. Sisemuse poole pealt siis ka, et esimese asjana kindlasti kohe
kostub ära, et heli on läinud vaiksemaks, mootori heli just ja vibratsioon, ehk kui tühikäigul auto tiksub, siis see on hästi vaikseks tehtud võrreldes eelmise Euro 5 nõuetele vastava mootoriga. Üldjoones muu on kõik sama, iste on nüüd, mis on uus, et on lisavarustuses võimalik saada siis sellisest luksuslikult Recaro istet, mis on siis ka ventileeritav. Varem seda Scanial varustuses sellisest võimalust saada polnud. Ja istme värvid, muidugi saad valida erinevat värvi tekstiilimaterjal oli minu teada 2 sorti, saad veel kombineerida, et siia äärtesse paned nahka ja siis on ka muidugi veel nahkistmed täitsa olemas. Voodi on nüüd standardvarustuses, saad selle luksvoodi, mille siis saad välja tõmmata, et liigutad istme natuke ettepoole ja tõmbad voodi välja, seinast saad endale laiema magamisasendi. Muidugi Scanial on siis ka eelmisel oli see, et said seda armatuuri osa plastikut siin kombineerida erinevate värvidega. On siis täis tume nagu sellel autol ja siis on heledamat varianti. Ja siis ka seda tagumist polstri tekstiili sai 2 varianti minu teada valida, oli heledam ja tumedam. Suuremad muudatused, mis on tehtud, ongi selle Streamline seeriaga just selle elektrooniline pool. Ehk näiteks meil on siin käiguvahetussüsteem, kus sa saad valida, kas sa sõidad power režiimis, sa sõidad tavalises režiimis või siis sõidad ökonoomses režiimis ehk säästlikus režiimis. Säästlikus režiimis sõitmise vahe on siis selles, et üle 50 kilomeetri tunnis sa enam ise käike ei saa vahetada. Sa saad siis, kui sa muidugi selle režiimi ise ära vahetad, aga siis ta ei lase sul käike vahetada enam ja ta ei sõida, püsikiiruse hoidjat sa ei saa panna kiiremaks kui 84-85 kilomeetrit tunnis. Ehk kui sa selle säästliku režiimi maha võtad, siis sa muidugi saad kiiremini sõita, aga lihtsalt selles säästliku sõidurežiimis ta hoiab seda kiirust, mis on selles mõttes hea, et sunniviisiliselt ei saa keegi sul piirata su õigusi, kiirustamise õigusi, et on vabaks jäetud see osa. Säästliku ja tavalise sõidurežiimi vahe on ka veel see, et näiteks püsikiiruse hoidjaga ta teeb niisugust huvitavat trikki, et püsikiiruse hoidja on nüüd kõikidel standardis GPS põhine, ehk ta jälgib teed topograafiat ja kui ta teab, et kui ta näeb, et ees on mingi tõus, siis vastavalt tavarežiimis ta natuke langetab kiirust ja siis jälle allaminekul ta võtab inertsiga selle kiiruse tagasi ja säästliku sõidus oli veel see, nüüd ta ei tõsta kiirust, aga selle eest ta langetab enne langust veel rohkem protsendiliselt kiirust, ehk need protsendid olid 6% langetamisel tavarežiimis ja säästlikus režiimis siis vist oli isegi 14%. Siis saab veel valida sellist asja, et siin ees display on ka 3 erinevat varianti. Antud sellel autol, mis me praegu sõidame, on siis see kõige odavam variant ja siis on, kus siis see display osa seal on kõige väiksem ja siis on üks variant, kus on siis display, kõige luksuslikum variant, kus display on kõige suurem. Hetkel siin on meil tavaline raadio, aga on veel võimalik lisana saada navigatsioonisüsteemiga raadio, kus siis siin on suurem display. Käigukastide koha pealt jah, et on tavaliselt standardvarustuses on robotiseeritud kast ilma siduripedaalita. Muidugi saab veel siduripedaaliga robotiseeritud kasti, et pikamaa transpordi puhul seda siduripedaali väga pole vaja. Saab muidugi kasutada siit manööverdamisrežiimi, mis siis teeb manööverdamise väga täpseks. Kui tehniliselt rääkides, et kui manööverdamisrežiimis on, siis ta gaasi pealt jala maha võttes ta juba lahutab siduri ära. Kui seda režiimi ei kasuta, siis see alles mõjub, kui piduripedaali vajutad. Ja on ka saada tegelikult täiesti tavalist manuaalkäigukasti. Siis on üks huvitav lahendus, millega Scania tuleb välja, ta juba vaikselt on sellega välja hakanud tulema, on see, et ta kasutab 4 akut. Ehk see tähendab siis seda, et kui kes rohkem kabiinis elavad, siis põhiprobleem on alati olnudki, et akud on tühjad ja sellepärast on kõige rohkem väljakutseid. Aga see probleemi siis üritatakse sellisel viisil lahendada, et sul on 4 akut, et olla alati kindel, et veok läheb käima hommikuti. Ehk siis, kui näiteks akud on tühjad, hakatakse sõitma, laetakse kõik akud täis ja siis näiteks 2 akut võetakse tagant välja, ehk selles mõttes neid enam ei laeta, ehk siis säästetakse sellega akude eluiga.
tuleviku teema pealt on veel, et ma olen siin mõned Scania videot näinud, kus siis see ees olev display, kus hetkel on nii-öelda analoogkellad, et see nüüd vahetatakse välja täis elektrilise, kus on sul kõik elektroonilised näidud. Siis peaks tulema siia peeglite külge sellised tulesüsteemid, mis juba ütleme väikeste autodel on olemas, et kui keegi on su kõrval siin sõidu ajal, siis annab tulega märku ja kui sa lülitad suunatule sisse, et siis ta hakkab kohe karjuma. Siis muidugi reahoidja, kus siis display peal on siin üks näidik, mis näitab, et kas sa oled nüüd keskel või ei ole keskel ja kui sa hakkad liiga välja kalduma, annab sulle sellest teada. Ja veel on tuleviku teema ummiku automaatne juhtimine, kus ummikus siis ei pea rooli ka keerama, et saad ummikus sõita ja tegeleda millegi muuga, ainult sa ei saa turvavööd lahti teha, oma kohalt ära minna, et kuni ütleme 50 km tunnist ta vahetab ise käiku ja ise keerab rooli. Ja seal veel mõned üksikud lahendused. Streamline seeriaga tuli ka siis Scaniale nii-öelda eesti keeles veoauto pargi haldamissüsteem, ingliskeelne väljenduna fleet süsteem. Ja see siis võimaldab seda, et on võimalik läbi õhu siis vaadata, kuidas juht on sõitnud ja kus ta on praegu ja palju kütust on. Ja just nagu siin oli hea moment, olin seal Scania esinduses ja siis üks küsis teise käest, et palju selle autol võib kütust olla. Teine võttis telefoni taskust välja ja ütles, 93%. Et siuksed huvitavad mugavad asjad. Fleet-süsteemi abil siis ka saab servis kergemini ligipääsu autosse, näeb juba koha pealt, ütleme, servis ise on koha peal, auto on tee peal, näeb ära, mis vead autot vaevavad ja siis saab juba eelnevalt ennast häälestada sellele lainele. Muidugi nagu eelmises oli ka see juhi abisüsteem peal, et siin on need erinevad graafikud, mis siis näitavad, kuidas juht sõidab, et kuidas ta saab harjutada, kuidas mitu protsenti ta siis on auto hinnad tema sõidustiili, aga muidugi läbi fleet-süsteemi saab seda ka sõidukoolitaja veel paremini hinnata ja analüüsida. Sõidu koha pealt iseenesest midagi halba ei saa öelda. Võib-olla võiks mingi koormaga haagis seljas olla, et siis see auto oleks natuke stabiilsem. Võib-olla see tuleneb sellest, et ka veosild on 2 padja süsteemiga. Vist midagi ma mäletan, sai ka 4 patja sinna veosillale. Käigukast toimetab väga hästi. Kunagi töötasin siin ka, ütleme, 2010 ja edasi aasta Scaniaga, siis seal võib-olla sai natuke ette kirjutada, et näiteks ringteele lähenedes võiks ta juba pidurdamise ajal valida õige käigu ette, aga selle autoga nüüd sõites nagu seda viga või seda asja ei leidnud, et need käigud kuidagi olid ilusti ette valitud ja õiged kohe. Lõppkokkuvõtteks öelda nii, et kui tuli välja Scania selle Streamline sõnaga, siis ma pigem isiklikult ootasin väliselt natuke rohkem, sest kui sa nüüd võrdled seda algupärast Scaniat, see 90ndate algutel seda Streamline'i, siis 3. seeria Streamline nägid väga erinevad välja, see Streamline oli hästi siuke voolujoonelises stiilis. Sellel Streamline seerial nüüd väga väliselt suurt muutunud ei ole. Teisest küljest jälle, kui väliselt kõik on hea, siis miks sa peakski väga palju muutma teda. Sellest on muutunud küll sisemuses ja jällegi minu isiklik seisukoht, et see sisemuses, kus need fleet-süsteemid ja erinevad abimehed juurde tulid, nagu ökonoomses režiimis sõitmine käigukasti puhul, siis see on ka natuke nagu tagantjärgi sörkimine teistele. Aga samas jälle see tõdemus, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika, et siis äkki selle võrra tuli veel parem. Samas on kunagi tulemas ka siis uus Scania mudel, täiesti uus põlvkond. Siis selle võrra loodame, et see asi on veel uhkem, et veel rohkem siukseid asju, täiendusi on tehtud, et tekitab veel rohkem sellist vau-efekti, vähemalt minule. Aga täna nii palju, järgmise kord jälle järgmised asjad. Nägemist!